Tere, olen Are Kaurit Motost. Tutvustan teile rehvipaigalduse tööriista. Tõukur siis tuleb panna tööriista käepideme poolt, ta on siis vabalt liigutatav. Käepideme tõstmisel tekib hambumine ja tööriist hakkab tööle. Selleks, et rehvi paigaldada, on kõige parem, kui on olemas välja all mingisugune tugi, mis on väiksem kui rehv ise. Kindlasti tuleb alustada piduriketta poolt. Hea oleks, kui oleks rehvi lukk ja ventiil sama poole peal, vahest nad erinevate poolte peal. Kõigepealt siis võtame ventiili, asetame ventiili avasse, paneme peale nipli, et ta siit minema jookse, siis paneme sisse luku, lükkame rehvi natuke peale, vaatame, et ventiil on otse, võtame tööriista, paneme tõuku õige kauguse peale ja niimoodi hakkab siis tööle. Väga võib-olla siis pikka sammu pole mõtet võtta niimoodi, nõkshaaval, nii, siis paneme loopi ilusti nurga taha. Alustame siis ventiili vastast, lükkame rehvi natukene siia nurga taha ja siis võtame tööriista ja hakkame niimoodi vaikselt lükkama. Tööriist siis ei puuduta absoluutselt siselohvi, samas ta ei puuduta ka velge. Paneme rehvi keskele, katsume jätta viimaseks just siis rehvi luku ja niimoodi ühelt poolt, teiselt poolt, nagu näete, mingisugust füüsilist jõudu ei ole vaja. Rehv jälle keskele, siis ühelt poolt, teiselt poolt. Ja kui lukk on nüüd suht viimane, siis kui näpuga luku sisse ja ongi rehv peal. On olemas ka erinevaid kitte väiksemate mõõtude rataste jaoks. See on siis 16–21 tolli. Tänan!